Täna ma soovin üle anda 4 erakonna poolt umbusaldusavalduse regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Regionaal- ja põllumajandusministri üks olulisemaid ülesandeid on seista Eesti tasakaalustatud arengu eest, kuid tema poolt välja käidud plaan hakata küsima lastelt ning pensionäridelt piletiraha maakonnaliinidelt sõitvates bussides tähendab järjekordset täiendavat rahalist koormust, mis halvendab eelkõige haavatavate ühiskonnagruppide toimetulekut. See on vastuolus praeguse valitsuskoalitsiooni lubadusega jätta ühistransport kättesaadavaks just neile, kelle sissetulek on kõige väiksem. Ma tuletan lihtsalt meelde, et automaksu kehtestamisel lubati selgesõnaliselt, et ühistransporti laiendatakse ning maakondlikud transport ei muutu pensionäride, õpilastele ja erivajadustega inimestele tasuliseks. Tegelikkus kujunes vastupidiseks. Maht on vähendatud, inimesed maksavad rohkem ning soovitakse koormata ka noori ja eakaid. Lisaks esineb suuri puudujääke kogu ühistranspordivõrgustiku korralduses. Ühistranspordiliikide koostoime on puudulik, rollijaotus ebaselge ja osapoolte vahelist koostöö napib. Lisaks on ka riigikontrolör juhtinud tähelepanu, et meil on väga suured probleemid toiduvaruga, ehk siis kriisi ajal meie inimesed vastavad toiduvarud, mis on tegelikult ette nähtud, neid lihtsalt ei ole. Ehk siis, kui kogu selle umbusalduse kokku võtta, siis me oleme pikalt jälginud, kuidas regionaalminister, põllumajandusminister ei ole oma rolliga hakkama saanud. Ja need viimased sammud kindlasti olid viisid selleni, kus siis 4 erakonda, sotsiaaldemokraadid, Eesti Keskerakond, Isamaa ja EKRE on jõudnud nii kaugele, et esitavadki täna umbusalduse avalduse. Aitäh!